Tšau, barbekassad. Tšau, barbekassad. Meil on Heide Hoeve sellest rubriigist puudu üks liha olnud siiani ja see on nende seakael. Tavaline kaelakarbonaad, justkui lihtsalt hiigelrasvane ja äge ja erilise maitsega, nagu need Heide Hoeve sealihad on. Ja sai mõeldud pikalt, peetud tuliseid arutelusid, sest et kahju oli teda lõkiks lõigata. Steegiks tundus ka igav. Ja, sest et see on nagu liiga lihtne. Ja siis sai mõeldud, et võtame ette Kolgata teekonna, ehk siis me küpsetame selle tervena. Me ei tee sellest rebitud sealiha. Me teeme selle nii heaks, kui saame. Ja siis püsi kanali, sellepärast, et läheb huvitavaks. Sellepärast, et võtame ära kõigepealt natukene neid tilpnevaid osasid, mis siin juhtuda võib. No, sellepärast, et see meetod, mis me nüüd ette võtame, seal on need tilpnevad osad erilise tähelepanu tähtsusega. Et need ei tohi olla. No vaatame ilusasti, siin on lihaskiud, kõik need lihasgrupid on omavahel täiesti eristatavad. Ja no see siin on tema money muscle kaelapoolne siis, ehk siis eriti hea tükike. Siis me maitsestame ta alguses äärmiselt lihtsalt, ehk siis me paneme natukene õli, rapsiõli, ma peaks ütlema igaks juhuks, sellepärast, et ta läheb kõrvetaval meetodil. Siis, nagu ma ütlesin, äärmiselt lihtsalt barbecoa, holy grail ja me ei jäta isegi seisma teda. Me maitsestame ta ära. Ja siis tegelikult natukene võib saladusloori kergitades võib öelda, et me maitsestame veel ja veel ja veel ja veel ja veel ja veel. Kogu küpsemise aja jooksul me teda maitsestame ja maitsestame. Aga selleni me veel jõuame. Jah. Nii. See on piisav selle jaoks, mis meil vaja on. Sellepärast, et kui ma näitan küpsetusmeetodit ja siis me näitame sinu lisasid. Just. Teeme niipidi. Just. Okei. Et vahetame pooli. Jah, sest et siin laua peal, nagu tähelepanelik vaataja näeb, on väga palju asju. Aga ehk siis see ei ole sugugi veel kõik. Kohe tuleb onu Priidu kokandusnurk. Aga kõigepealt vaatame küpsetusmeetodit, et tuleb siia poole. Kes on meie juures külas käinud, on tähele pannud, et meil on selline asi siin taga. Ja siin sees on meil ka varras, ehk siis me paneme selle seakaela rotisseri otsa ja mitte ainult, sest et rotisseriga gaasigrillil küpsetades oluline moment on see, kaamera vaatab siia korra, alt põleteid me ei kasuta, sellepärast et me ei taha teda alt küpsetada ja seda rasva alla lasta ja seda põlengut siin tekitada, vaid siin rotisseri puhul on taga põleti olemas, mis siin taga on. Me kasutame seda, et ta küpsetab külje pealt. Me paneme siia igasugused fooliumid ja vannid alla, aga olles natuke ikka hingelt barbecue mees rohkem, siis ei saanud loobuda võimalusest tekitada ka natukene suitsu, ka gaasigrilliga. Sellepärast on meil kaks sellist, mõlemal pool on siis üks karvikest, kus on kirsipuru meil sees. Laast on see õigemini, see on laast, puru ei kõlba siia. Laast. Seda ei niisuta ka midagi, me juba tegime väikse katse, see hakkab väga hästi suitsema, kui siit panna alt korra tuli tugevalt ülesse. Hakkab suitsema, keerad tule kõige väiksema peale ja toredasti tossas. Ehk siis me proovime väikest suitsumekki ka ikkagi tekitada. Kui hakkab väga näpuvalt ära minema, siis nendega nime lihtne, see lihtsalt keerata off ja ta on off. Kuigi mul on tunne, et tükk on nii suur, et me peame pigem vist lisama vahepeal juurde. Aga mida ma sellest tean? Ei tea mitte midagi.
nii, siis me võtame oma varda, kuhu onu Priit arvas, et mahub ka terve siga vajadusel. Põrsas kindlasti. Ja, no piimakas. Piimakas, jah. Ja siis me ajame selle sea siia otsa. Vaata, et keskelt jookseks. Proovin paralleelselt lauaga hoida. Kule vist õnnestus isegi esimese korraga. Nii, mul on see pandud õige koha peal, lükka see siia sisse. Võt nii. Nüüd meil on vähemalt teine variant siit. Ma nüüd võtan oma käed eest ära. Vaata, seda on vaja. Paneme ta laua peale. See koht on siin vaja kuidagi saada ka ora otsa. Hea trikk. Pane laua peale ja siis lükka see ora sisse. See käib ükskõik millise rotissori kohta tegelikult. No, tundub, et on... Nagu tinki-vinki. Kui me ta nüüd üles tõstame, siis me saame kohe teada. See koht on siin natukene jeblakas, aga mulle tundub, et ta tõmbab kokku poole. Pargi tõmbab peale siis ja teine asi on see, et seal jaha küpsetades kuni 30% peaaegu kaob ära siit. Nii, paneme asja masinasse. Siis ma panen siia tagasi sellepärast, et kuna meil on küpsetusplaan on nii pikk ja väga täpselt välja mõeldud, ehk siis kõik tõenäoliselt läheb bussi. Juhtub ju nii, et kõik, mis nagu pikalt planeerid ja mõtled ja nii edasi, see mitte kunagi välja ei tule nii. See on nagu pidudega, Priit. Pikalt planeeritud peod, need ei toimi mitte kunagi, aga et tule, teeme ja siis oled päevi kadunud. Spontaanne pauk on alati kõige varem. Siis on meil vajalik veel selline asi siia. Sellepärast, et te nägite selle onu Priidu kokandusnurka laua peal, siis see on äärmiselt oluline. Nii, aga proovime suitsu teha. Mul on üks asi veel, see mulle alati meenub see nõukogude aeg, kui ise mingit makki või võrri parandasid, võtsid mootori lahti, panid kokku, alati jäid mingid jupid üle. Kust see on? Ei tea, see käib siin varda peal kuskil, aga see pole praegu väga oluline, ma arvan. Nii nagu vanastigi. Jah. See võib olla kusjuures selleks, et teda hoida siin kuskil, jah. Aga tegeleme selle probleemi, kus ta kätte jõuab. Nii, proovime kõigepealt suitsu teha. Ehk siis annan hagu, annan siit poolt ka vähe hagu. Kogu selle video vältel saate te teada, et ei mina ega Priit ei ole suuremad asjad gaasigrillimehed. Aga näe, suitsu tuleb. Ja on puidusuits, jah? Nii, teoreetiliselt peaks nüüd süütama ka tagumise. Ja siis peaks selle vist ringi ka käima panema. Jaa. 2 sammu on veel teha. On küll jälle. Nii, selle jaoks on lihtne, paned nuppu lihtsalt. Siis tada. Kui kõvasti me seda tagu anname, Priit? Ma ei ole sellega mitte kunagi teinud. Ma arvan, et see on ka niisugune katse-eksitusmeetod. Kereme alguses rahulikuks natukene või? Nagu poole peale. Üme poole peal. Ja siis vaata, kui puudu on, siis saab juurde panna. Ja. Ära võtta on pärast nagu... Näe, siit tuleb ka suitsu nüüd lõpuks. Siit tuleb nagu ekstra palju suitsu. Aga vaata, kus tagant läheb see kate vaata, kaamera näeb äkki üleval, vaata, kui punaseks läheb. Sa mäletad, need enne vanasti olid ju need grillbaarid mingid, kus need kanad tiirasid, siis seal terve sein taga oli ju see punast õõguvat niiti täis. No, täna siin on need autod olemas minu just ju. Jah, on jah. Nii, aga suitsu tuleb. Keerame kohe rahulikuks siit ära selle loo. Ei hakka siin mingit gaasi raiskamist tegema. Selle samamoodi.
ja Tšau, Paka! onu Priidu kokandusnurk algab nüüd, sellepärast et põhiplaan. Ehk siis meil oli idee, kuidas nagu täiesti, kuna Priit on vana nagu kaamelise sammune, siis tuli pähe teha väga vana kooli meetodil, nagu kui dinosaurused veel olid vargas, siis tehti nii. See comeback on raske tulema praegu. On, asjad on muutunud selleks, et too aeg, kui mina võistlesin, siis me iga 15-20 minuti tagant moppisime oma ribi või anyway, mis tükk meil seal ahjus oli. Ja me teeme selle tükiga täpselt sama, et ma keetsin mopi. Mop on praegu, see on mul nüüd külmkapis olnud, ta on vähekene rahulikum. Kui ta on tuline, siis ta on kaunis hot. Ja me paneme ta ju ahju sinna selle kõrvale, kus ta seal tiksub. Ja, just, et ta läheb paksemaks, aga mopi sisse või mop, ütleme siis maitseleem. Maitseleeme siis Angus & Oingi miso. Jõle pull maitseaine. Palju seda läks? Seda panin, siia panin pool kruusi, ehk siis kohvikruus nagu tavaline, pool kruusi vett, siis 4 supilusikatäit veinijäädikat, seda ütlesin? Ei olnud. See 3 supilusikatäit misoraamenit algatuseks. Kui ta oli natsa keent, tundus, et on vähe, panin juurde. Maitsma peab seda kraami? Seda peab maitsma, jah. Siis suurusjärk 5 supilusikatäit tumedat suhkrusiirupit, 2 supilusikatäit sojat. Millist sojat siis? See oli praegu, kuna mul sattus kätte ainult helesoja, aga kompenseerisin heleda soja, siis, et oleks tumedam soja, siis panin terjakit, ka 5 supilusikatäit. Ja veel Demerara suhkrut, 2 supiluskat. Tundub hästi magus läila, aga tegelikult ta nii väga ei ole. Ja Heat Railsi Everyday raabi. Vajadusel natsa soola. Ja keetsin. Ja kui keemise lõpetasin, et mulin lõppes, kuuma enam ei olnud, siis viskasin sisse ka 3 sellist laimiviilu, aga neid ei keetnud, kuna kartsin, et järsku ajan kibedaks. Ja selline ta nüüd meil siin on, natukene vedel, aga paneme ta sinna ahju ka koos lihaga, vasta seal vaikselt tuksub, läheb ehk natukene paksemaks. Kui ei lähe, siis seda näeme video lõpus ja anname õpetussõnad, et mis võiks selle maitseleemega veel korra ette võtta, et ta saaks ägedam. Nii lihtne see ongi, söögi tegemine, see on ime lihtne. Jah, tule pane peale. Ma ei tea, kus ta mahub sul siin. Paneme ta siia. Saab suitsu ka ja... Või tahad kaane peale panna? Ei taha. Ja siis võtame muidki vahepeale ka pintsli ja anname minna. On see õige vastus siin siis vist. Ma ei tea, kui tihti me praegu on esimene asi, on meil on vaja natukene seda parki. See parki ikkagi peale saada. Ja et siis oleks midagigi niisutada, et praegu me lihtsalt peseme seda huuligrilli maha, kui me hakkame kohe panema. Et vaatame iga 15 minuti tagant näiteks, mis nagu see jurakas siin on. Just, pane oma Siri tööle ja... Hey Siri, set timer for 15 minutes. Ja nii ta läheb. Esimene 15 minutit on möödas ja mis kõige uskumatum on see tossu hulk, mis meil siit tuleb. Et onu Priit käis isegi õues seda movie-filmi tegemas, kuidas siin kõik tossab nagu. Ei, väga hästi. See suitsab küll ikka väga hästi. Holy smoke. Et tegelikult ma panin kinni need suitsuboksi alused, sellepärast, et ta lihtsalt tossas ise piisavalt hästi, et mingisugust gaasiabid enam ei vajanud seal. Ja meil on sees siuke 200 kraadi kandis kogu aeg siin olnud praegu, kupli aluna nii-öelda. Ja mis ma oskan öelda, värvi võtab küll.
kas me laseme 15 minti veel või hakkame juba nässerdama? No ma kardan, et me päris kuivaks teda niikuinii ei saa, sest see on rotisseri ja see rasv siin lihtsalt liigub ja liigub ja liigub ja liigub, aga aega maitset anda ma pakuks. Ja selle jaoks on meil siis abivahend siin. Ja selleks siis, et mitte ära lägastada kogu seda ahju siit seest, me lihtsalt panime siia vanni alla, et teine see eksit hakkab rasvaga tulema mingi. Näed, juba on, vaata, näed, rasvatilk on kerge, juba hakkab kujunema. Ja lõpptulem on see, et ega see, mis siia alla läheb, on ka hea kraam. On ka, millega on ka väga hea teda siis pintseldada. Kurja, aga tead, ma ütlen sulle ausalt, mul on niisugune tore, hea eelaimdus selle kohta. Ja just sõnusid ära või? Ei veel. Alati võimalus ka mitte pintseldada, vaid lihtsalt lusikaga üle kallata teda aeg-ajalt ja siis pintseldamisega on häda selles, et siis kui see park on lahtine natukene, siis sa pintseldad seda maha lihtsalt. Siin ei saa praegu täpselt aru ka, sest siin on need seemned on ka sees. Nii. Aga ma arvan, et esimene lahing edukalt läbitud. Näha on ka minu kehva näputööd, ehk siis lahtine, aga ei hullu. Kui ta maitse oli? Maitse on hea, nagu ma ütlesin, kui ta läheb soemaks, siis ta läheb teravamaks. Hakkab tulema asja ka siit seest. Et miso ise, see maitseaine, väikses koguses on ta rahulik. Kui paned teda rohkem, siis lööb ikka vurtsu ülesse. Aga reegel on see, if you're looking, you're not cooking. Ehk siis läks käima järgmised 15. Kurat vana kool. Iga veerandtunni tagant tuli joosta. Nii, me oleme jõudnud sellesse kohta, kus on aeg kasutusele võtta siis see aparaat, mis näiteks mulle siin palju siis selles lihas temperatuuri ka on ja ütlen ausalt, värvi on mõnusalt võtnud ja siin lõhnab imeliselt, ma peaks ütlema. Et siin küljes on nüüd näha, et hakkab natukene meil näpu vahelt ära minema. Selle jaoks kohe pintsel välja ja tšauti. Näete, see lapakas siin on ikkagi saanud kohe kõrbema. Palju möödas on, ma ei teagi enam. Palju? Ma ei tea, mitu peal, mina vahepeal müüsin asju, sa tegid 1 mopi, 2 mopi. Pigem 5. Pigem 5, no siis on 6, 7 mopp. Jah, aga sisetemp on meil praegu 53 ja me tahame ta 70-sse saada. Just. Ja siis me paneme ta puhkama, aga pean ütlema, et need mustaks hakkab minema, peame seda võib-olla. Ja ma seda pintseldasin ka sealt muidugi. Ja olgem ausalt, eks see soja ja värgiga jutt on siin vähe suhkrune ka. Ja ei, siin on suhkrut on ja mõnuga. Me kaasa väga ei aita sellele, et ta ei oleks must pärast meil. Ja. Noh, saame aidata okei me sellega, et tõmbame seda tuld sealt tagant maha lihtsalt. Mida me võime teha. Pärast rihveldame mustad osad maha. Aga no ilus on, noh, on ilus. On. Jube hea on rotisseri peal pintseldada, paned natukene ja ise voolab põhimõtteliselt ja keerab ennast. Jube lihtne on lugu nagu. No meie lootus selle rotisseri ja kõige selle ja selle vedelikuga on siis see, et see rasv, mis siin muidkui solksub ja solgutab ennast edasi-tagasi siin selle liha sees,
võtab siis seda meie vedelikku ka kaasa ja viib ennast sinna sisse. Aga mulle hakkab see masin järjest enam meeldima. Rotisseri või? Jah. See on eriline, jah. Ma pean sulle kunagi seda slõkki tegema sellega. See on eriline. Tundub, et vist OK selleks korraks. 5 minutit ja näeme jälle. Kui hakkab väga, ütleme, järgmise 2 korra jooksul hakkab väga nagu musta näitama, siis keerame tuld maha. Keerame tuld maha, jah. Sest praegu ta meil on siin, törts üle poole, ta kogu aeg on niisugune 200 kraadi meil siin sees. On see temperatuuri näidik. Iseenesest see sealiha jaoks ei ole palju. No, eks ma aitasin seda seal selle suhkru ja terjaki ja kõige muuga nagu kõvasti kaasa, et ta läheks selliseks. Aga vastavalt sellele siis teemegi. Vaatame peale enne järgmist moppi, et kas siis võtame maha või ei võta maha. See näitab siin meil 70 kraadi ja Open Sesame. Ilus. Ja. Ilus. Võetu nuppu sealt otsast. Võtaks ikka. Vist jäi seisma. Gaasi panin ka seisma. Siis natukene välja. Ja lähme. Et see siin päiksevalguses on ta ka ikkagi väga-väga hüva. Nüüd siis on oluline moment selles, et me tahame, et ta peab puhkama, no. Ja siis on see temperatuuri nii-öelda ülekandumine ka. Ja kuna meil on põnev seda teada, palju siis seda temperatuuris ülekandumine, siis me jätame selle siia sisse nii kaua. Siis me saame teile pärast öelda, palju lõpuks oli. Paneme tunniks ajaks, jätame ta fooliumisse laua peale, et meil ei ole mõtet teda kuskile kaugele maale, aga soojakasti, mida kellelgi teisel kodus ei ole, toppida. Ja pole ka vajalik, sest et lihakäntakas on piisavalt tugev. Ja ma arvan, meil on õues praegu soe, et kui sa seda videot talvel vaatad ja proovid seda järgi teha, siis ära talvel õue laua peale jätta, et see ei ole mõistlik. Aga nüüd, ma arvan, tunni aja pärast näeme ja ma võtan oma, näed sa, maguskraam on see, mis Priit teinud oled. Kurjad linnud lendavad juba. Et me hakkame nagu kullipilguga jälgima seda tegevust, mis siin liha sees toimub. Ja anname teile pärast teada, mis numbrid me siin ära nägime siis lõpuks. Et praegu näitab 70,6, aga hoiame silma peal. Ja mis tähtis on see, et meil vist grill jäi suhteliselt puhtaks, kui me nüüd selle fooliumi siit eemaldame. Jah, ma arvan küll. Ja ma loodan, et jäi. Ja seda, kas suitsumaiku on, seda saame öelda hiljem. Meil on väga põnev. Teil on paari minuti küsimus, kui te selle vastuse saate. Me peame kannatama siin. Igatahes saame grilli seisma panna. Paneme sinised tuled pustu. Jahtub kraam maha ja siis koristame ära. Ja siis on aeg sealmaal, et me lõikame, aga me lõikame õhukesed viilud täna. Et see, kes see Eestis nimetatakse? Eestis polegi sellist asja nagu karveri ju. Eestis karveri nime all näetakse lihtsalt tavalist lihalõikust, kus on erinevad lihad ja üks kusti siis taga lõikab. Ja, aga nagu mujal, ütleme, Inglismaal see eriti populaarne see karveri teema, eks ole, vanasti oli nüüd viimasel ajal. Lõikame ta põhimõtteliselt sellised õhukesed, nagu on pastrami. Ja, midagi sükest, jah. Aga näeme tunni aja pärast. Kohe. Tund on täis saanud nagu naksti. Just, aga enne kui seda lahti hakkame arutama, puhtaks jäi. Täitsa okidoo. Täitsa puhas, jah. Ei mingit suuremat rookimist ühesõnaga, saime hakkama oma töö. Nii. Vedelikku on vähe. Nii, oota. Ikka on. On tuld, jah. Aga see võib kuldaväärt kraam olla. Ja. Mekid äkki.
temast kindlasti annab midagi teha, ta on hea. Aga proovime ta nüüd siit kuidagi. Ütlen sulle seda, et selle liha sisetemp on sama, mis enne. Jah. Nii, paneme selle siia kõrvale. See kõigepealt välja. Paneme sellega siia kõrvale. Nii. Teoreetiliselt, kui see ära võtta, siis peaks ka lihatüki kätte saama. See oli nüüd selle protsessi juures kõige jõudunõudvam töö. Nii, aga nüüd läheb mekkimiseks. Aga ma arvan, ma tõmban ta kõigepealt siit nii ja siis lasen õhukesed viilud. Ja vaata siit poolt. Väga... Nii, avamise hetk. Assa raisk. Vaata, kuidas voolab. Mahlanen küll. Nüüd tuleb siis põhiküsimus, kas ta tahab kastet saada, vaata ja värki. Kohe saame teada seda. Kui siin asjad ei toimi, siis Inglismaal Carverid ootavad siin vist. Nii. No nii, cheers! Jep. Ma ütlen see, siin on oluline moment tähele panna seda, et see oli 70, mis seal liha puhul, kaela puhul peaks olema toores, mis toores. No. Ja rotisseri on teinud oma töö, sellepärast see liha on jumala pehme. See lihtsalt. Ja maitse poole pealt, ma olen niisugune kahe vahel, kas sa tahaks natukene soola, aga tegelikult ei ole ka vajadust. Kurat tead, said asju maailmas. Ma arvan, et see on... Me oleme selle etteastega saanud hakkama. Aga kaste, jah, ei. Või siis solgutame selles. Ma solgutaks vist sellest. Tõsta siia. Ma nagu ei... Ma ei tahaks siia seda nii-öelda seda moosi maitset. Barbecue maitset ei tahaks, jah. Ja. Sest et ta on midagi muud. Hea küsimus. Noh, siin ta siis on. See töötab. See töötab. Ma nüüd, ta on sellis küpsusastmes, ma nüüd praegu ei mõtlema, et kui me tegime tast praegu niisugused, pastraamilaadsed lõigud, siis tegelikult, kui siit tõmmata nüüd üks steik ja visata see nüüd kuuma grilli peal korraks, särts, triibud peale, siis saab ka väga edulise steigitüki kaelast. Väga meeldiv kogemus on üldiselt. Ei nurise, üldse ei nurise. Aga, asi, mis ma pidin küsima. Suitsurõngast ei ole. Kas suitsu maitset on? Lõika serva natuke, vaatame, mis juhtub. Võtame siit. Näed. Võta sa see ja ma võtan selle. Natukene ikka siia alla on vist pugenud. On küll, jah. Nipet-näpet on. Joke nipp-näpp. Suitses muidugi uhkelt.
aga ma arvan, vaata see, et me panime rotisseri ka kohe tööle, selleks temp läks kohe kõvaks ära. Liha tõmbas oma pargi peale ja enam ta seda suitsu külge ei võta. Et ma arvan, et siin oli see case praegu. Tänu sellele on ka suitsu vähem. Okay. Aga üldiselt Hede Oevese liha on niikuinii fantastiline. Ja see mahlasus ja kõik ja see pehmus, mis tuleb tänu rotisserile ja selle liha kvaliteedile. See kõik on vanakooli eksperiment õnnestus uue kooli masinatega. Väga hästi. Jop, ehk siis ostke ära või tehke järgi. Jah, mõlemat. Jah, tavaiks, järgmine nädal jälle.